maailma on kätte jõudnud ilus kevad. Siin päike paistab väga soojalt, kõik lilled juba õitsevad. Järvevesi hakkab vaikselt soojemaks minema, sillerdab päikese käes. Lilled lõhnavad, linnud laulavad ja käes on mai hommik ja parajasti ärkavad üles. Ärkab üles šokolaadijänkude pere. Šokolaadijänkude pere elab siin selles maailmas. Panid hommikul tule põlema ja šokolaadijänkud hüüdsid äratoos. Ja siin šokolaadijänkude majas elab jänkuema, kes siin juba toimetab köögis. Siin on ka veel jänku isa, kes on juba läinud õue. Nimelt jänku isale meeldib jubedalt kala püüda. Tema juba püüab õues kala. Siin on veel jänku beebi, kes magab siin. Temal on eraldi tuba. Jänku beebi kokko, jah? Jänku beebi tudub siin voodis. Temal on oma magamistuba. Ja on veel jänku poiss. Jänku poiss on siin juba üles ärganud ja seal elab ka meie tänase loo peategelane, nimelt jänku tüdruk Freia. Jänku tüdruk Freia tuleb siit välja rõdu peale. Jänku tüdruk Freial on täna sünnipäev, ta sai täpselt 5-aastaseks. Just nimelt, hommikul ta ärkab ülesse ja on väga elevil, sest temal on täna sünnipäev. Jookseb ruttu, jookseb siit trepist alla. Ema juurde. Tere, ema! Oi, tere, Freia! Sa tulid täpselt õigel ajal, sellepärast, et mul oli just söök valmis saamas. Nimelt jänku ema tegi Freiale tema lemmiktoitu hapuoblikasalatit. Muidugi Freia imestas, et huvitav, miks sünnipäeval mulle kohe torti ei pakuta. Aga hapuoblikasalat talle väga maitses ja sellepärast ta krõmpsutaski selle hästi kiiresti ära. Krams. Siin on hapuoblikasalat. Porgandi pitsa on ka siin laua peal. Ja jänesed söövad hästi kiiresti, nad söövad 2 korda kiiremini kui lapsed. Kui lapsel läheks mingi pool tundi söömiseks aega, siis jänes sõi oma salati mingi 5 minuti. Väga kiiresti ja vähemalt, kui mitte kiiremini. Ja Freia saigi kõhu täis, hüppas tooli pealt maha ja pani endale seljakoti selga. Freial on selline ilus punane uhke seljakott, mis sobib tema ilusa punase kleidiga, läheb hästi kokku ja läks õue enda sõpru otsima. Head aega, ema! Head aega, Freia! Ja Freia üks sõbranna elas siin samas lähedal, nimelt siin oravate juures. Oravad nimelt olid omale maja ehitanud ühest vanast puust, vanast tammest. Nad olid sisse närinud omale toad ja mitu korrust. Et praegu just orava ema on allkorrusel köögis, isa toimetab siin oma toas ja üleval toas on orava poiss. No tema juba käib koolis 1. klassis ja tema õpib praegu oravate geograafiat. Ta isegi võttis gloobuse välja, et vaadata, kus on see Silvaania maailm täpselt asub. Ja sel ajal, kui nemad siin kõik oma asju ajasid, jõudiski Freia nende juurde. Isegi ema tuli korraks toast välja ja ütles, et oi, tere, jänese tüdruk Freia, mis sind siia meie juurde tõi? Tere! Mina otsin oma sõpra, orava tüdruk Sandrat. Kas ta on kodus? Oi, orava tüdruk Sandrat, ma kohe küsin. Orava isa, kas sa tead, kus see Sandra on? Sandra või? Oi, aga Sandraga on niisugune lugu, et tema oli kodus hommikul, aga siis ta jooksis mängima, jah. Huvitav, mõtles Freia. Tavaliselt on Sandra alati kodus ja ootab teda. Oota, orava ema, kas sa mäletad, kellega ta mängima läks? Oot, las ma nüüd mõtlen, kellega ta... Oota, ma kohe pean küsima. Ma küsin kohe poisi käest. Poiss, kas sa mäletad, kellega see Sandra nüüd mängima läks? Ta läks Siili tüdruk Torisega. Oba, õige. Tuli meelde. Ta läks ju Siili tüdruk Torisega mängima. Ilmselt läkski ta nüüd Siili pere juurde. Mine otsi teda sealt. Ja, otsi teda sealt. Selge, hästi, aitäh. Ja jänku tüdruk Freia läkski Siili pere otsima, sellepärast, et Silvaania maailmas elab ka Siili pere. Nendel on selline
väga huvitav kodu, nad on seene sisse ja nemad endale oma kodu ehitanud. Jah, neil on seene sees, neil on eraldi siin trepi taga ka selline riidekapp ja neil on selline liikuv liumägi seal. Nii et tegelikult oli võimalik sinna mööda liumäge sisse minna. Näiteks Siili ema oli alumisel korrusel, aga Siili poiss. Ja Siili poiss elas siin ülemisel korrusel, aga temal on selline tore asi, et tema saab liugu lasta iga hommik, kui ta tahab alla korrusele jõuda. Ja Freja jõudiski nende juurde ja küsis, no tere, öelge, kus siis Siili tüdruk Doris on? Ja Siili pere mõtles ja äkki tuli Siili emale meelde. Oi, aga Siili tüdruk Doris läks koos Sandraga mängima. Me mõtlesime, et nad läksid sinu juurde, Freja. Huvitav, mõtles Freja. Tavaliselt me mängime ikka kolmekesi. Miks täna siis nad kahekesi tahavad mängida? Oota, ma lähen kiiresti maja katusele, ma vaatan, kui kaugel nad on. Ja siis Siili poiss ronis maja katusele, ütles, et ma näen, nad läksid koos Sandraga sinna kiikuma, mine sinna neile järgi. Hästi ja jänku Freja hakkaski minema, aga samas ta mõtles, kummaline, et keegi ei ole talle täna hommikul veel palju õnne sünnipäevaks soovinud. Ei Siili pere ega Orava pere. Ja eemalt ta nägigi, et tema kaks väga head sõpra kiikusid õues kiige peal. Aga teeme siis niimoodi, et teeme Sandrale selle üllatuspeo ja teeme muidugi, aga ärme talle midagi ütleme. Ei, ärme ütleme ja, muidu see oleks enam üllatus. Ja hästi. Ongi seal. Tere! Kus? Tere! Tere, Freja! Tere, Freja! Kas te mängisite või? Ja meie mängisime. Aga miks te siis mind ei kutsunud? Tüdrukud pidid ruttu midagi välja mõtlema, sellepärast, et muidu nad oleksid reetnud, et nad tahavad Frejale sünnipäeva üllatust teha. Meie siin rääkisime niisama, et millest te rääkisite? Me rääkisime, et meil hakkab seenevarud hakkavad meil juba otsa saama. Ja, just nimelt. Ja mina rääkisin, et meil hakkavad pähklivarud otsa saama. Ja siis tahtis Jänese tüdruk Freja veel küsida, et miks nad rääkisid selliseid tõsiseid teemasid nagu seenevarud ja pähklivarud, aga ta ei saanud seda küsida, sest ta kuulis järve pealt hääli. Nimelt järve peal aerutasid Siili isa ja Jänese isa. Neil oli paat. No õigemini aerutas rohkem see Jänese isa. Ja siis aerutas ikkagi Siili isa. Jänese isa ergutas. Ergutas ja ohkas kogu aeg. Ja Siil muudkui aerutas ja Jänes muudkui ohkas. Ja tüdrukud läksid vaatama, mida nende papsid seal järve peal teevad. Oi, tere tüdrukud, teie ka siin. Vaat kui tore. Tere isa, kuidas näkkab? Oi, ära räägi, me oleme hommikust peale siin Siili isaga kala püüdnud, külmetanud, siin tahtsime mingid head suurt kala saada. No ei saa, no ei ole täna ühtegi kala kuskilt saanud. Ma ei tea, milles asi, kas me aerutame valesti või on meil õnged valed kaasas. No aga mitte ühtegi kala ei ole püüdnud, ma ei tea. Söö kas või jälle aasta lõpuni ainult ahvuoblikad kogu aeg. No me ei saagi vist kala kätte. Oi, ja suur oli Orava tüdruk imestus, kui ta nägi, et papsidel näkkabki. Ta hõikas. Näe, teil näkkab, vaadake. Oi, ja siis nägigi Jänese isa, et tõesti. Keegi on tõmmanud tema õnge järve põhja ja õnge otsas paistab midagi. Oot. Ma sukeldun kiiresti järve põhja ja toon ära. See on kindlasti suur kala, kes mu õnge nüüd vette tõmbas. Mulksti! Sukeldus Jänese isa järve põhja, ujus hästi kiiresti oma õngele. Ja mis ta sealt välja tõmbas? Kohe näeme. Ja mis ta välja tõmbas? Tada! Vaadake! Oi, see on ju kamm! Kamm! See on ju juuksekamm! See on see sama kamm, mille meie ema kaotas eelmine aasta siin rannas ära, kui ta ujumas käis. Näed, rannas kaotatud kamm. Ole hea, võta viis pärast meie emale, no kujutad ette, mis asi. Siili isa oli ka täiesti endast väljas, no kujutad ette, nüüd sinu õng kadus ära ja mis sa vastu said, ainult mingi kammi. Oi, paps, vaata, aga nüüd sinul näkkab ka. Appi tõepoolest. No nüüd oli Siil täitsa närvis.
ma ei jõua isegi riideid seljast ära võtta, ma sukeldun kohe koos riietega ruttu oma õngele järgi ja vaatan, mis mul nüüd näkkas. Multsaki hüppas jälle siil vette ja täpselt mööda sama jõge ujus jälle, ujus ja lõpuks ta leidis. Siilisa välja tõmbas. Tükk aega oli, ta isegi veel kauem oli vee all kui Siilisa oskab väga hästi hinge kinni hoida. Siilid oskavad väga hästi ja neil okastega on lihtsam mõjuda. Ta liigutas okkaid ka hästi kiiresti, tänu sellele ta sai hästi sügavale minna. Ja hästi sügavalt sukeldus välja, ronis kaldale. Oi, ma olen täiesti märg. Õnneks ma ujusin nii kiiresti, et mul pool keha jäi kuivaks. Näete, mis ma leidsin? Ja ta viskas maha. Algul ei saanudki keegi aru, mis asi see on. See on ju poolik hamburger. Tõepoolest, teate, ma leidsin sealt hamburgeri, aga kuna ma hakkasin vahepeal nii aeglaselt veepinnale tõusma, et mul läks kõht tühjaks, ma ammustasin siit tükki ära. Ma ei saa aru, kuidas see hamburger sinna vee alla sattus. Kas teist keegi tahab lõpuni süüa selle hamburgeri? Ja Jänku Freial tuli meelde, et tema ema tegi hommikul väga maitsvat happu oblikasalatit. Kuulge tüdrukud, aga lähme hoopis minu juurde ja sööme happu oblikasalatit. Ja sinu emal tuleb alati see väga hästi välja. Ja, aga meie siis sööme siin jäänes, ei saa ka nii kaua selle hamburgeri lõpuni. See on täiesti värske, alles täna püütud hamburger. No küll on tore. Sõidame, jah. Ja tüdrukud läksidki Freia juurde. Freia ema juba kaugelt nägi, et on külalisi oodata. Kattis ilusti laua, pani hapuoblikasalati laua peale. Ja nüüd tüdrukud istusidki ümber laua ja jutustasid oma eelmise päeva tegemistest. Orava tüdruk Sandra rääkis. Teate, mida minu väikene venna eile tegi? Ei tea, räägi, Sandra. Minu vend otsustas hakata lendoravaks ja me terve päeva me koristasime ja nägime vaeva, sorteerisime pähkleid ja siis äkki otsustas minu vend hakata lendoravaks. Jee! Nüüd otsustan mina, et ma ei ole mitte tavaline orav, vaid olen lendorav. Nii, tiibu mul ei ole, järelikult ma pean kuhugi kõrgele üles ronima. Ja orava poiss ronis kõrgele puu otsa ja siis mõtles, et kuhu ma nüüd hüppan. Nii, siin all oli üks suur hunnik pähkleid. Need on sellised lillekujulised pähklid. Jah, nad olid lillekujulistes kaussides. Ja siis ta mõtles, et ta hüppab siia kuskile kõrvale maandub, aga kuna ta ei olnud kunagi varem lendorav olnud ja ta proovis seda esimest korda, siis ta hüppas kogemata. Ma näitan aegluubis, muidu see hüppe oli hästi kiire ja ma näitan hästi aeglaselt, et te näeksite, kuidas ta lendas. Ja teil lendas pead pidi ühte kaussi ja see kauss kukkus maha ja üks padi, mis oli kaussi otsas, kukkus talle veel põmps vasta pead, nii et ta sai isegi kerge müksu ja ehmatas. Oppi! Ja pluss ta ajas veel kõik need kausid koos pähklitega ümber. Just nii, et me pidime jälle otsast peale hakkama pähklite sorteerimisega. Oi, vabandust. Siis tal oli nii piinlik sellele jänese poisile, et ta läks koju tuppa tagasi ja läks jälle geograafiat õppima. Aga siis hakkas Doris rääkima. Teate, aga mida minu väikene vend tegi eile? Minu ema palus väiksel vennal tuba ära koristada. Aga ega kellelegi ju väga ei meeldi tuba koristada, eks ole, see on selline tüütu tegevus. Ja Siilipoiss oli väga kaval, ta mõtles välja nipi, kuidas tuba saaks kiiresti korda. Ta tõmbas ennast kerra. Ajas oma need juuksed või õigemini okkad ajas niimoodi laiali. Siis võttis hoogu, tuli hirmsa hooga ja veeres üle kogu selle põranda, kus olid igasugused lehetükid ja prahitükid. Ja mänguasjad ja need kõik jäid tema okka külge kinni ja tuba oligi puhas. Ja isegi paremini kui tolmuimejaga sai niimoodi kõik need okkad siia külge ja siis raputas need okkad kõik. Spetsiaalne tuba oli neil, kuhu nad kogusid kõik okkad ja kõik prahi. Kogus sinna sisse. Pani ukse kinni, et korras, ema, tuba on korras. Oi, küll sina oled mul ikka üks nutikas poiss, vastas Siili ema. Aga nüüd, tüdrukud, vastas jänese ema, on mul vaja hakata koristama. Ruttu õue mängima. Ahaa, jooksime kõik välja. Just, tüdrukud jooksid õue tagasi ja mõtlesid, et aga mida siis nüüd tegema hakata? Teate, mis... Minul tuli meelde, et mina tegelikult
mõtlesin, et läheks lilli korjama, aga tegelikult ma ei saa minna, sest ma pean minema koju, ma pean minema seenevarusid täiendama, pean oma vanemaid aitama. Nii et head aega, mina lähen koju. Ja Siili tüdruk Doris läks minema. Ja minul tuli meelde, et mina pean minema jälle koju pähkleid uuesti sorteerima, nii et mina pean ka minema. Ja tähendab orava tüdruk Sandra jooksis ka ruttu koju. Ja jänku tüdruk Freia, kellel oli täna sünnipäev, jäi täiesti üksi. Ja ta mõtles, et kummaline, et miks tema sõbrannad täna nii kummaliselt käituvad. Keegi ei ole talle õnne soovinud ja mitte kuidagi märku andnud, et nad mäletaksid, et tema sünnipäev on. Aga otsustas Freia ikkagi minna lilli korjama, et oma emale pärast rõõmu teha. Aga tegelikult Siili tüdruk Doris ja orava tüdruk Sandra ei jooksnud mitte koju, vaid nad jooksid oma vanemate juurde ja nad kõik kasutasid seda aega ära, kui jänese tüdruk Freia seal korjas lilli, et nad katsid sinna majade vahele suure sünnipäevalaua. Nad olid tegelikult juba terve öö ja pool päeva seda lauda katnud ja olid kooke küpsetanud ja igasuguseid ettevalmistusi sünnipäevaks teinud ja nüüd just ja selles plaanis kõik osalesid ka Freia enda perekond. Keegi ei olnud talle varem sünnipäevaks õnne soovinud, sellepärast et kõik olid osa sellest plaanist, et teha talle sünnipäeva üllatus. Freia kõige väiksem vend tuli välja siia, oli oma emme juures. Kõik ootasid Freiat ja tulid ka naaberküla elanikud. Jah, tuli isegi kaugemalt rahvast. Lambapere tuli, kellel oli spetsiaalne sünnipäeva kostüüm, oli selga pannud. Ja naljamütsid, need lambad olid nagu hästi kõvad naljategijad. Nad alati panid midagi naljakat oma sünnipäeva ajal pähe ka. Ja isegi need Siili isa ja jänese isa, kes olid paadiga merel, olid oma selle värske hamburgeri ära söönud. Ja nüüd tulid ka sünnipäevale. Marmelaadikarude perekond tuli siia sünnipäevale. Jah, nemad tavaliselt magasid veel vara kevadel, seekord nad isegi see kevad tõusid spetsiaalselt varem üles, et jõuda Freia sünnipäevale. Ja kui Freial olid lilled ära korjatud, siis ta mõtles, et hakkab kodu poole minema. Ja siis, ma tahan näidata, et sellel ühel marmelaadikarul oli selline üllatus tehtud, et ta võttis kodunt kännu kaasa, aga see känd oli aga see ei olnudki päris känd. See oli võlukänd, jah, see oli selline pitsakänd. Ta oli sinna kännu sisse juba eelmine talv pannud ühe pitsa sooja. See tomatipitsa, punane pitsa. Ja nüüd kevadel siis sulatas selle üles ja siis värskelt sulatatud pitsa oli ka kaasa võtnud spetsiaalselt. Selline kingitus. Ja kui nüüd Freia tagasi koju läks, ümber keeras, siis oli, kui suur oli tema üllatus. Kõik ütlesid, üllatus! Palju õnne sünnipäevaks, Freia! Palju õnne sünnipäevaks! Palju õnne! Palju õnne sulle, tütreke! Palju õnne! Palju õnne sünnipäevaks! Palju õnne! Jänese ema oli veel eraldi ühe spetsiaalse jänese Siili ema oli toonud, jah? Jah, Siili ema tõi, jah. Näed, sul on üks selline kook, see on küpsetatud värsketest käbidest ja seentest. Ja nüüd ei jäänud midagi muud üle, kui kõik hakkasid rõõmsalt laulma. Oot, meil on veel üks väike kingitus ka. Näed, siin on sulle terve karbi täis porgandeid. Oi, aitäh! Ja lõpuks sai Freia aru, et miks tema sõbrannad ja kõik olid nii kummaliselt käitunud. Ja me tahtsime sulle teha üllatust, sellepärast me nii kummaliselt käitusime ja sulle alguses üldse märku ei andnud, et tegelikult sul sünnipäev on. Me tahtsime kõik koos teha sulle suure üllatuse. Palju õnne sünnipäevaks, Freia! Palju õnne sulle, palju õnne sulle! Palju õnne, kallis Freia, palju õnne sulle. Ja tegelikult see pidu kestis ja kestis nii kaua, kuni päike läks looja ja välja tuli kuu. Ja selline meeleolukas sünnipäev toimuski seal. Ja selline ongi Silvania maailm. Kõik on sõbralikud, kõik hoolivad üksteisest ja alati on põhjust kokku tulla ja koos midagi toredat teha. Jah, teeme nüüd meie väikestele näitlejatele suure aplausi, sest
Nad tegid ikka suure töö ära. Ja nad tegid suure töö, nende jaoks, no see oli lühike etendus, aga nende jaoks oli see ikka väga pikk etendus. Teeme veel kord aplausi näitajatele! Aige Erki, teeme ka neile aplausi. Aga ütlesite, et nad väga palju näiteid ei seganud, et nad said oma töö ilusti ära teha. Aitäh teile! Kuidas teile meeldis? Koos jälle läksime ilma rändama, tõi sära meile silma suur karikakras. Sa teadsid, et ootab meid miski põnevat. Nüüd leidsime aarde, mis südames ja peas. La 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 la, la la la, la la la. Kui iga päev sa unistad, see südant soojendab. La